Märts on taaskasutuskuu ja meie Maarjaga võtsime taaskasutuskuu hoopis põnevamalt ette, kui me seda võib-olla tavaliselt oleme teinud. Nimelt me otsustasime, et sel kuul riietatakse mind minu stilisti poolt saadetes ainult teiselt ringilt pärit riietasse. Kuidas meil läinud on? Kuule, meil on väga hästi läinud. Minu enda silmaring on ka tohutult palju avanenud, et kui palju ägedaid leide tegelikult on saadaval. Värvilisi riideid ja Eesti disaini. Kas sa kohati tundsid, et oli keeruline ka? Ei ole, tegelikult oli pigem just nagu äge selline inspireeriv. Ma kindlasti satun veel siia. Me oleme täna tulnud Rocca al Mare keskuses olevasse uuskasutuskeskuse butiiki. Ma olen juba täiesti vaimustuses sellepärast, et see koht on siin väga ilus. Mulle soovitati seda kohta mitme inimese poolt näiteks sotsiaalmeedias, kui ma küsisin, kus võiks käia. Meie tänased külalised mõlemad soovitasid seda kohta ja meie oleme siin esmakordselt, nii et vaatame ringi, kas me siit midagi põnevat leiame. Vaatame. Üks meie tänastest külalistest on Janne, kes lubab enda kohta öelda kaasaegne kaltsumoor. Kui kaua sa oled sellist elu siis viljelenud? 10 aastat kindlasti, aga viimased paar aastat on see selline põhiline koht, kus ma oma riided olen saanud. Ma eeldan, et sa oled täna ka ikkagi riietanud ennast taaskasutusest pärit riietesse. Sa näed väga-väga hea välja. Miks sa taaskasutad? Ma näen, et ma saan kaltsukast niivõrd palju parema hinnaga väga kvaliteetseid riideid. Minul on päevi, kus ma lähen kaltsukasse ja ma ei leia mitte midagi. Kuidas sina shoppad? No enamasti ma ikkagi leian midagi kogu aeg. Lihtsalt ise, kas mul seda vaja on, et ostu ma iga kord ei tee. Mis su võib-olla sellised parimad leiud on olnud, mille üle eriti uhke oled? Ralph Lauren Polo 100% Seedist Blues, mille ma sain 3 euroga. Lambanahast kasukas, mille ma sain Humana Vintage'ist 5 euroga. Väga palju täisvillaseid kampsuneid, Kashmirist, lambavillast, Seedist riideid, samamoodi mingid kleidid, veel bluuse. Aga kuidas sa näiteks bränditoote puhul veendud, et tegemist on originaaliga? Sa õpid nagu nägema neid ilusaid õmbluseid, seda, kuidas on mingid ääred ära peidetud, materjalist katsudes saad väga tihti aru. Teine taaskasutaja on Liina, tere sulle. Tere. Ja sinuga me oleme tulnud täna Lasnamäe Humanasse. Just. Kui kaua sina oled taaskasutanud? Ma arvan julgelt 25 aastat. Miks sa taaskasutad? See on võib-olla minu väike jalajälg siia maailma jätta. Teiseks on see, et taaskasutusest ma leian alati värve ja teistsuguseid võib-olla rõivad, mis eristuvad. Sul on praegu ka kõik ikkagi taaskasutusest seljas? Jah, absoluutselt. Ma olen kuulnud, et sina teed ikkagi aeg-ajalt asju ka natukene ringi. Mulle kunagi ema kinkis õmblusmasina, ma õppisin õmblema. Paned nagu varuka otsa näiteks, ma märkan siit, eks ju. Väga hea, mugav. Nüüd läheb suureks otsimisralliks mõlemas taaskasutuspoes, sellepärast et Maarja, Liina ja Janne said kõik ühe ülesande võimalikult ruttu leida ägedaid outfit'e. Vaatame, kuidas läheb. Mul on alati nii, et kui ma taaskasutusse lähen, siis mul on nagu see sekkari keraamika, kui seda nii võib kutsuda, on mu täielik nõrkus. 40 senti. Kuidas ma need siia nüüd jätan? Nii, Maarja, kuidas sul läheb? Mul on adrenaliin täiesti üleval, sellepärast et nii palju põnevat on ja nii palju Eesti disaini. Kas hinnaklass on tore või peame ikkagi palju välja käima? Ivo Nicolo pükste eest. Kui ilusad. 18 eurot. No ma ei ütleks, et see just väga palju on. Mida sina jälgid siis tavaliselt, kui sa sööstad ostma ja otsima? Esimene nipp on see, et sa tuled avatud meelega. Sa lihtsalt vaatad, mis too päev siis toob. Sa võtad selle ühe stange ja sa vaatad kõik need asjad ükshaaval läbi. Siis sa näed brände, Massimo Dutti. Ma vaatan alati ka kanga koostist, kui ma olen leidnud selle eseme siit stangelt nüüd üles. Ja see on Ivo Nicolo. Ivo Nicolo, väga ilusas vormis, must kampsunut, vaatan hinda ka. 16 eurot, nii et paneme sinu stangale. Hästi. Mida sa siis tavaliselt ikkagi otsid? Ja väga palju otsin tegelikult pükse, aga mina vaatan materjali ikkagi. Okay. Ja puuvill võiks olla selline ikkagi hea materjal. Liina, no siin on näiteks, ma vaatan pood välja toonud parim valik on ju. Kleit 17 eurot. Väga paljud räägivad, et taaskasutuse hinnad on ka nagu kuidagi kerkinud, et enam ei ole nii, et saad õudselt hea sootsa hinnaga, et mida sina näed? Mina näen seda ikkagi, et kui on nagu kvaliteetne kangas ja kvaliteetse brändi nii-öelda toodang, siis ma ei ütle, et selle eest on kallis maksta 25-30 eurot näiteks, et ma tean, et see asi kestab mul kevadmantel on ju. Vaatame hinna poolest 32 eurot. Hakkad natukene uurima luhta hindasid. Ütleme nii, et alla 150 euro sa väga seda ei saa. Ja vahel, kui sa näed brändimärki näiteks, näib see täiesti tundmatu, siis ma tegelikult soovitangi vaadata lihtsalt, guugeldada natukene. Vahel on ka nii-öelda mitte parimas valikus, vaid sealpool on parimaid leide. Maarja on meil nüüd siin ka teises poes ka otsinguil. See on palju suurem ja valikut on nagu seinast seina, nii et siin läheb natukene aega, et õiged asjad üles leida siis. Ma leidsin siit ühe bomberi. Saara, 16 eurot, ilus värv moes praegu. Mis sa ütled, kas sina ostaksid? Võtaksin. Võtaksid jah? Enne prooviksin selga, muidugi see on teine nipp. Hetkel maksab ta 16 eurot,
aga siin uuskasutuskeskuse butiigis on kord kuus 5 euro päev, nii et kui ma julgen riskida, et jätan ta siia seisma, siis varsti võin ma ta saada 5 euroga, kõik asjad on siis sellel päeval viiekas. Millal see päev on, seda infot saate siis juba selle koha sotsiaalmeediast ise otsida, see on alati natukene liikuv. Mis ajal ma pean üldse käima, et häid leide saada? Humanas mulle meeldib käia siis, kui on –50. Ja teine on muidugi uue kaubapäevad. Mis need on? Jah, need on need, kui pannakse kõige suuremas mahus välja uusi riideid. Kust ma tean, millal on uue kaubapäev? Suurtel kettidel nagu Uuskasutuskeskus ja Humana, neil on oma kodulehtedel kalendrid väljas. Kas siis on järjekorrad ukse taga? Ma ei ole veel näinud, aga inimesi on palju. Stilistid on saanud kokku, on ju? Käib üks kõva arutelu, et mida on leitud. Ma vaatan siis ka. Sellised jakid maksavad sinna 320 kuni 400 eurot. 75, mis mina võib-olla võhikuna vaataks, et ahah, et päris selline krõbe, et sa hindad, et see on tegelikult hea saak. See on väga hea saak. Mis sa veel oled leidnud? Natukene klassikalisemat. Kevadeks just, on ju. Värve, Lacoste'i, 25 eurot, see 11 eurot. Luhta pluuse eest, nagu uus kandifirma asjad minu arust väga kvaliteetsed. Hea, 17 eurot, väga hea hind. Ja siis üks mu lemmik teksade firma Tiger of Sweden, Skandinaavia bränd, väga hästi peavad teksad vastu, 15 eurot, põhimõtteliselt mitte midagi nende teksade eest. Poes need, ütleme, selline 169-70 eurot kindlalt. Ma siis keskendusin on Eesti disainile. Üks kõige põnevamaid leide, mis ma siit leidsin. Natali Õnnis, Eesti täielik disain. Sellist asja väga lihtsalt ei leia. 20 eurot. No võt, meestele Kauri pintsak. See on ju poest ostes kallis, aga siit saab 12 euroga. Kindlasti Ivo Nicolat, ütleme niimoodi, et klassikalisemale maitsele, eks ju, sobib seelikupükstega igale poole. Ilus punane bastioni. Bastioni kleit. Yeah. Vaatan kohe hinda ka 15 eurot. Kõik asjad, mis siin on väga-väga hästi hoitud. Ma olen poistele ka leidnud muidugi, kes soovib. Triiksärke, sangar. Väga ilus kevadine värv, Baltman. Ja vaadake siit 5 eurot. Denim Dreami, pintsak, luus, kleit. Väga lühikese aja jooksul ühesõnaga sa oled saanud väga hea kraami, mis on tõesti ka mõnus ja rahakotisõbralik. Kihvt. Ma olen leidnud riideid, mis näevad lihtsalt väga ägedad välja. Samsoe kleidi. See lukk on praegu hästi. Väga teema. 20 eurot. Ma tean, et see maksab poes ikkagi 1-0 tuleb otsa panna. See seelik samamoodi minu arust väga-väga laheda lõikega. Siis ma leidsin 2 väga heast materjalist pluusi, see on nüüd meeste Armani Exchange särk, 100% lina. 15 eurot Armani. Mul on natuke tunne, et ma ei tahagi jagada kellelegi, et selline äge koht on, sest ma just avastasin selle ja nüüd ma tahan, et see jääks mulle. No, et ainult siseringi inimesed teavad. No teie olete meie siseringi inimesed, ainult teile. See on äge koht, aga ärge edasi rääkige. Ütlen aeg ja nüüd vaatame, mida meie stilistid siis leidsid. Janne leitud Samsoe meeldib mulle väga ja selle hind on 20 eurot. Ta tuleb koju kaasa. Maarja sett, saapad, püksid, jakk, 35 eurot kokku. Samal ajal, kui ma ise olen hästi õnnelik, et Maarja on mulle meeste pintsaku leidnud, siis sa oled endal ka meeste pintsaku leidnud selge. Ja, mina leidsin Hugo Bossi meeste pintsaku. Väga ilus. Luusiks valisin roosa mu lemmikvärv, Massimo Dutti kampsuni ja teksad on Zara omad. Ja ka väga heas korras. Mis see komplekt kokku maksab? 40 eurot. Selle elustiili viljelijana ütled, et see on skoor ja tuleb koju kaasa? Ma arvan, et see isegi on skoor tegelikult, jah. Ma lihtsalt ütlen, et kui ei tule sul see pintsak koju kaasa, siis see tuleb minu koju kaasa. Miks taaskasutus on äge, siis mis sa ütled? Ma arvan, et see on praeguses maailmas tegelikult ainuõige valik, sest see on jätkusuutlik valik. Liina valik on selline, värvi, väga tore. Selle komplekti hind on 32, ketsid on 17. Nii, Liina, sa oled ise enda seti ka valmis saanud. Jaa. Kui ilus kevadine. Sul on esiteks jalas üks mu lemmik jalanõubränd. Mul on sama lemmik Velvetagi. Velvet on väga selline üks mu lemmikuid kangaid ka. Ja ilus Adidase kott. Kogu riidesett on 23 eurot, püksid, särk ja see pluus. 15 leidsime, olid ketsid ja kott on 19. Miks sina soovitad taaskasutada? See on üks võimalus, nii-öelda nagu päästa meie maailma ka natukene. Teine asi see, et olge julgemad. Sa saad leida erinevaid stiiliasju, värve. Lihtsalt see on palju põnevam kui tavapoodides. Ja sul on hästi huvitav mõtteviis ka. Kui sa viid koju 3 uut asja, siis sa kodust viid 3 asja uuele ringile. Just, nii on täielik balanss riidekapis. Mina sain küll tänaselt kohtumiselt meie toredate taaskasutajatega häid nippe ja Maarja sai väga häid leide. Ma ütleks taaskord, et
tegelikult väga silmi avardav kogemus mulle endale ka, nii et väga lahe, et me sellise asja peale nagu tulime. Ja tänased Lasnamäe Humana leiud, mille sina leidsid, saavad olema mul saates juba järgmisel korral ja ma olen täiesti kindel, et siit sai nüüd hea algus ja me õhtusaate raames ka taaskasutame veel. Kindlasti. Ja väga tore, nii et head taaskasutamist teile ka.